Mida kujutab endast Euroopa Parlamendi infobüroo liikmesriigis? Euroopa Parlamendil tõepoolest on infobürood kõigis 27 liikmesriigis. Lisaks sellele suuremates liikmesriikides on ka niinimetatud antennid siis teises või suuruselt kolmandas linnas. Ja nagu juba nimi ütleb, siis on selle büroo põhiline tegevusvaldkond informatsioon ja infovahetus ühest küljest siis liikmesriigis Eestis toimuvast info andmine Euroopa Parlamendi keskusele Brüsselis, Strasbourgis, Luksemburgis ja teiselt poolt Euroopa Parlamendi otsuste ja tegevuse valgustamine liikmesriigis ehk siis Eestis. Et ennekõike siis kahepoolne infovahetus. Selles mõttes tundub, et see tegevus sarnaneb küllaltki suurel määral sellega, millega tegeleb Euroopa Komisjoni esindus liikmesriigis. Kas võib siit teha järelduse, et see töö kuidagi dubleeritakse siin lihtsalt erinevate institutsioonide suunal või on see teil kuidagi see pädevus täpsemalt ära jagatud, millega tegeleb komisjoni esindus, millega tegeleb parlamendi infobüroo? Ühest küljest on teil õigus, et need tegevused on paljuski siis komplementaarsed või üksteist toetavad. Ja Eestis me oleme ka, mulle tundub, leidnud väga hea tasakaalu parlamendi ja komisjoni huvide vahel ja üritame kõigis võimalikes küsimustes teha koostööd, mis eriti, ma arvan, Eesti suuruse väikeriigi puhul on ainuvõimalik lahendus tegelikult, sest et ega ei ole liikmesriigi kodaniku jaoks tähtsust sellel, kas antud küsimust parasjagu tõstatab või arutab Euroopa Komisjon või teeb seda Euroopa Parlament, tähtis on ikkagi, mis sellest välja tuleb. Teisest küljest on üks niisugune põhimõtteline erinevus kahe institutsiooni töös. Kui Euroopa Komisjoni esindus väljendab üht komisjoni seisukohta, sest komisjoni volinikel teatavasti 27 voliniku vahel jõutakse konsensusele ja komisjonil on üks vaatepunkt ja seisukoht, siis Euroopa Parlamendi puhul on esiteks poliitiliste gruppide erinevad seisukohad ja teisest küljest 736 parlamendiliiget, kellel igal ühel on oma arvamus ja oma soov kaasa rääkida. Et meil ei ole sellist ühest nii-öelda kindlat poliitilist joont, vaid mida meie üritame siin ka oma ürituste ja debattide käigus välja tuua, on just see poliitiliste erinevate gruppide ja vaadete põrkumine. Meie büroo on võrreldes Euroopa Komisjoni esindusega oluliselt pisem. Meil on kokku 5 inimest tööl. Lisaks sellele siis lühemat ja pikemat aega käivad meil praktikandid büroos abiks. Ja mina olen siis selle büroo juhataja, lisaks on meil pressinõunik, kelle peamine ülesanne on siis Euroopa Parlamendi vahendamine pressile. Ja 3 assistenti, kes tegelevad siis noorteprojektidega, raamatupidamisega, samuti meie võimalike väljaannetega, veebi ülalhoidmisega. Eelkõige me töötame Eestist valitud liikmetega ja üritame korraldada siinsamas Euroopa Liidu majas enam-vähem kord kuus reedeti niinimetatud teemahommikuid, kus üks Euroopa Parlamendi liige siis tutvustab oma teemasid, millega ta parasjagu parlamendis tegeleb, olgu selleks põllumajanduspoliitika, transport, sotsiaalküsimused, mis on avatud, ühest küljest on nad suunatud ajakirjanikele, aga avatud kõigile huvilistele. Ja lisaks sellele korraldame 3-4 korda aastas suuremaid regionaalkonverentse Eesti erinevates linnades, mille peaesinejateks on siis alati ka Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed. Ja mis siin salata, vähem rohkem üritame tuua Eestisse ikkagi ka teistest riikidest valitud parlamendi liikmeid, et teha seda pilti veidi põnevamaks ja näidata ka seda poliitiliste vaadete erinevust. Kas taoliste ürituste vastu on Eestis inimeste seas piisav huvi? Ma ütleksin küll, et tunnevad huvi. Ja pole ka mingi saladus, et kõigi oma maakonna ürituste suuremate konverentside korraldamisel meie headeks partneriteks on olnud maakonna lehed, kellega ühistöös me siis üritame leida selle teema, mis läheks maakonnas korda, mis pakuks inimestele tõesti huvi ja mille puhul meil oleks ka välja panna Eesti saadik, kes seda teemat valdab.
Tuleks nüüd korra veel tagasi Euroopa Parlamendi infobüroo kui siinse institutsiooni juurde, et juba oli juttu sellest, et te tegutsete väga tihedalt käsikäes komisjoni esindusega, hallates ühist seda infosaali ja asudes ka sama hästi kui ühtedes ruumides. Missuguste institutsioonidega Brüsselis te veel koostööd teete mõnede teistega, kas on ka mingeid selliseid linke mõne teise Euroopa Liidu institutsiooni suunas? Eks ikka ka Brüsselis kõige tihedamad seosed on kindlasti Euroopa Komisjoniga. Paratamatult nüüd pärast Lissaboni lepingu jõustumist on oluliselt tihenenud sidemed nõukoguga, Euroopa Liidu nõukoguga, kuna parlament sai väga palju valdkondi kaasotsustamismenetlusse, mis tähendab olulist omavahelist läbikäimist. Ja siis ma võib-olla tahaksin mainida, tulla tagasi hoopistükkis ühe Eesti institutsiooni juurde, kes on meie jaoks nüüd eriline partner ja ses mõttes vast Euroopa Komisjoni esindusest ka erinev partner, kes on kindlasti Riigikogu. Ja koos Riigikoguga oleme ka viimased 2 aastat läbi viinud niisugust ühist kooliõpilaste programmi, et lapsed saavad käia Eesti parlamendis, teha siis ekskursiooni ja istuda tõelises parlamendisaalis ja pärast tulevad siis siia majja ja saavad tõmmata neid paralleele, mis on siis kohaliku parlamendi, riigiparlamendi ja Euroopa Parlamendi vahel ja näha ka neid erisusi.